Kui suur on chance, et sa võidad lotoga 100 tonni, et siis see on kõvasti suurem kui see, et sa nüüd teed Robloxis mängu ja siis sealt teenid 100 tonni. Ma ei tea, kuidas lapsed seda teevad. Mingi hetk mul oli nagu üle 100 Robuxi, aga see oli nagu vist mitme mängu eest. Ja 100 Robuxi on mingi 30 senti. Noored TikTokis näitavad enda sportautosid, taustal on penthouse ja video peal tekst, et kas sina võid selle kõik endale saada. Ja see kõlab nagu täiuslik äriplaan. Sa ei pea minema tööle, sa ei pea isegi kooli lõpetama. Lihtsalt teed Robloxisse mängu ja enne kui sa arugi saad, oled notaris maja ostu allkirjastamas. Kas Robloxis on võimalik päriselt raha teenida? Jah. Kas sellega on võimalik väga palju raha teenida? Ka jah. Aga kas see tähendab, et iga inimene, kes avab Roblox stuudio, ärkab hommikul Lambo maja ees? No vaatame. Oh my god, ma olen mingi üle tunni aja seda teinud. Robloxis saab raha teenida mitmel erineval viisil, näiteks kui sa mängusiseseid eeliseid, riideid ja muid aksessuaare ise lood ning müüd. Robloxi enda majandusraporti andmetel teenisid loojad DevExi kaudu 2024 märtsist 2025 märtsini kokku üle $1 miljardi. Nende 1000 suurimat loojat teenivad aastas keskmiselt $820,000. Ka Eestis leidub üks ettevõte, kes ehitab Robloxi platvormile mänge. Simple Magicu avalike andmete järgi oli ettevõtte 2024 aasta käive €734,000 ja 2026. aasta esimese poole käive juba $664,000. Ehk Robloxi businessis liigubki päriselt suur raha ja need ongi need numbrid, mille peale TikTok hulluks läheb. Aga siin on väga palju agasid. Robloxis Robuxi teenimine ja päris raha teenimine ei ole sama asi. Sa võid oma mängu või esemete pealt Robuxeid teenida, aga selleks, et see päris rahaks muuta, pead sa pääsema DevEx programmi. Selle jaoks pead sa olema vähemalt 13-aastane, sul peab olema teenitud vähemalt 30,000 Robuxit, sul peab olema esitatud maksuvorm ja konto peab vastama Robloxi tingimustele. Ja see sama Robloxi majandusraport ütleb ka midagi mitte nii lahedat. Platvormil on miljoneid loojaid, kes monetiseerivad Robloxi ja 2025 aasta lõpuks on DevEx programmis 35,000 loojat, kelle keskmine tulu oli 2025 aastal $1,550. See teeb €130 kuus. Seega keskmine Robloxist päriselt teeniv inimene on Lambost pigem kaugel. Selle eest ma olen mingit Robuxi teeninud. Created 2021, et siis ta oli siuke pop teema ja inimesed rääkisid palju. 15,000 inimest on käinud. Jaa, on või? Opa. Ja palju sa sellise mängu eest teenisid siis? Ma ei tea. No mul mingi hetk mul oli nagu üle 100 Robuxi, aga see oli nagu vist mitme mängu eest korraga. Ja 100 Robuxi on mingi 30 senti. Ta on suht vähe, jah. Robloxis on mingisugune, ütleme mingi 20 miljonit sisuloojat, kes seda üritavad siis midagi teha, kellest siis mingi teadaolevalt mingi 5-6 miljonit teenivad päriselt siis Robloxile ka raha. Kui palju neid lapsi on, kes on teinud mängu ja siis on see olnud edukas? Ühe käe sõrmedel loed üles. Kui vaadata, kui palju on lotomiljonäre maailmas, siis neid on tohutult palju rohkem. Me ei toeta gamblemist. Aga nagu ma ei teegi seda nagu raha pärast, et ma teengi lihtsalt seda sellepärast, et see on lihtsalt üks viis, kuidas enda nagu loomingut väljendada. Mulle meeldib nagu arhitektuur, mulle meeldib sisekujundus ja see on nagu üks viis, kuidas seda nagu mingil viisil nagu sellega tegeleda. Aga jätame korraks raha kõrvale. Äkki sa lihtsalt tahad proovida, sest TikTokist jääb mulje, nagu Robloxi mängu tegemine on sama lihtne kui hingamine. Ja ausalt, Roblox teebki selle päris lihtsaks. Sa pead alla tõmbama Robloxi stuudio, seal on valmis tööriistad, YouTube'is on korralik ports õpetusi ja programmi on sisse ehitatud ka AI. Videod loovad pildi, et sa kirjutad AI-le, et tee seda ja toda ja mäng on nipsust valmis. See kõlab nagu maagia. Aga maagia lõpeb seal, kus mäng ei tööta. Proovisin ise ka. Ma ütlesin talle, et ma tahan parkuuritorni ja ta tegi mulle, torni, kus peal saab hüpata. Aga kui ma detailsemaks läksin, siis kahjuks läks programm korduvalt lihtsalt kinni. Ja mul on päris võimas arvuti, aga see selleks.
ma olen nüüd siia alla pannud umbes 5 tundi ja asi lõppes seal staadiumis, kus mu platvormid lendavad minema, kui ma nende peale hüpata proovin. Miks nad liiguvad? Kuidas ma sinna saan? Ei tea, peate developerile kirjutama. See developer tuleks vallandada kiiremas korras. AI-ga sa saad kiirendada mingisuguseid protsesse, mitte ise koodi kirjutada, lasta AI-l kirjutada, aga sa pead ikkagi ise sellest koodist aru saama selleks, et mõista, mida ta on teinud. Miks võib üks näiliselt väike viga võtta palju rohkem aega kui lihtsalt selle mängu tegemine? Vot see juhtub just eriti juhul, kui sa eriti ise aru ei saa, mis see kood teeb. Sa ei oska näha, et kus on mingisugune viga sisse tulnud. Nii et tegelikult sa ikka pead mingit koodi oskama. Tegelikult sa pead ikkagi oskama teha, Ma ei eita fakti, et probleem võib olla minus. Ma ei ole kunagi ühtegi koodi kirjutanud ega ühtegi mängu loonud. Või siis Robloxi enda tasuta AI-s, sest paljudes videotes kasutatavad programmid maksavad ja mitte vähe. Okei, mis ma ütlen talle? Mis me tahame? Ma ei tea. Teeme selle järgi. A room with Trendy recording studio. Opa. Oi. Kas see midagi ütleb sulle või? Ei. Opa. Ausalt öeldes ma oleks selle aega ise suutnud midagi palju huvitavamat teha. Nagu, kui sa vaatad kaugelt, sa vaatad, see on nagu ekraani peal midagi, aga nagu ei, need siin hõljuvad lihtsalt. Nii et see ei ole kindlasti nagu kvaliteetne asi, mida ma tahaks inimestele näidata. No see aken on väga huvitav siin, nagu sein ümber ei ole. Ta on kindlasti ruum, no see on nagu AI teeb, vaata, ta teab, et ruum peaks olema 4 seina ja aken ja sa ütled talle stuudio ja siis ta saab aru, et siin peaks mingid nagu arvutid laua peal olema, aga nagu, no come on, nagu tool hõljub. AI on tööriist. See teeb võimeka inimese palju kiiremini oma võimekust nii-öelda avaldama. Samamoodi ta teeb teadmatu inimese hästi kiiresti lollusi tegema, eks ju. Ta on abimees, aga sa pead ikkagi ise aru saama, mida sa teha tahad. Nüüd on 3 varianti. Sa pead ikkagi ära õppima koodimise, maksma arendajale või lootma tasuta AI peale. Ja siis ikkagi koodimise ära õppima, sest mingi hetk läheb paratamatult midagi katki. Robloxis on hetkeseisuga umbes 44 miljonit mängu ja iga päevaga tuleb neid aina rohkem juurde, ehk minu väike parkuurimäng ei konkureeri mitte ainult teiste parkuurimängudega, vaid ka kõige sellega, mis avalehel ette tuleb. Dress to Impress, Brookhaven, Adopt Me, Murder Mystery ja siis mina. Tere, palun tulge, mul on 1 level, mis isegi ei tööta. Roblox kirjeldab, et mängude soovitamisel loevad signaalid, nagu kas mängijad tulevad tagasi, kutsuvad sõpru, veedavad mängus aega ja kulutavad raha. Kui need kriteeriumid toimivad, siis see on tugev märk, et mäng pakub väärtust ja seda tasub algoritmis rahvale soovitada. Et kui sa küsid, et kui keeruline on jõuda oma mänguga turule maailmas, kus seda üritavad teha esiteks lugematu arv nagu üksikakkajaid ja kus on konkurentsi ülitihe, stuudiod, ettevõtted, gigakorporatsioonid loovad mänge, eks ju. Kui neil on see keeruline, siis kujuta ette, sa pead üksi tegema ära kogu selle 1000 inimese töö, kõik need kokkulepped ja turundus ja mäng tehnoloogiliselt ise, hosting, inimeste kaasamine, community loomine, kõik need asjad sa pead üksi tegema, kuidas sa teed seda? See on ikkagi nagu ääretult keeruline. Kui nullist mängu tegemine tundub natukene liiga ambitsioonikas, siis saab Robloxis raha teenida ka lihtsamate asjadega, näiteks riietega. Ja ausalt, see tundus juba palju rohkem minu taseme väljakutsena. Robloxi kõige lihtsamad ehk classic riided ei ole päriselt 3-mõõtmelised. Sul on sisuliselt Robloxi tegelase lahti volditud šabloon ja sina teed sinna peale pildi, mis hiljem keha ümber mätsitakse. Laadisin alla selle stuudio, kus saab neid nagu päris mänge teha. Andsin kohe alla, see ei ole minu teema. Siis ma mõtlesin, et äkki ma saan riietega hakkama. Ei,
sul on võimalus teha seda täiesti nullist. Ma leidsin sihukese lehe customuse.com, see muidugi maksab sul ainult mingi paar asja, mida sa saad tasuta teha. Ja mõtlesin, et ma proovin siin teha ühe Nyan Cat avatari, sest et ma olin suur fänn. Kui ma sain sellega valmis, siis ma sain aru, et ma olin valinud ainult särgi template'i, aga ma tahtsin tervet keha. Ja et nüüd ma võtsin terve kahe ja ma pean sellega uuesti arvestama. Näete neid kotte mu silmale. See on sellepärast. Ma ei tea, kuidas lapsed seda teevad. Isiklikult ma olen väga uhkend üle. Ja kuidas ma selle siit programmist nüüd välja saan, ma ei tea. Aga loomulikult ei tähenda see, et kui ese on valmis, saad sa selle lihtsalt tasuta Robloxi üles panna ja oodata, kuni raha tuleb. Ühe asja üles laadimine maksab 80 Robuxit. 80 Robuxit! Müüki panekuks lisandub Classic riietel veel 10 Robuxina ettemaks ning müümiseks on ka vaja premium kontot. Kokku tuleb see kõige odavama paketiga umbes 11 eurot kuus, et sa saaks müüki panna 5 riideeset. Kui sa premium konto ära katkestad, kaovad poest ka üles laetud riided. Ehk selleks, et näha, kas keegi üldse minu riideid tahaks, pean ma enne ise Robuxid lauale panema. Ja veel üks väike konks. Roblox ise ütleb, et paljud uuemad kasutajate loodud avatarid neid lihtsalt kahemõõtmelisi riideid üldse ei toeta. Ehk kõige lihtsam asi on ka kõige piiratum asi, mida müüa. Midagi on ekstreemselt valesti. Vahet ei ole, mis avatari ma endale panen. Oh my god, ma olen mingi üle tunni aja seda teinud. Okei. Ma sain tööle, sest et ma kogemata laadsin üles t-shirtina, aga ma pidin lihtsalt shirtina, nii et oh my god! Siin on mu uus avatar. Muidugi pean tänama kõiki neid teisi inimesi, kelle aksessuaare ja kõrvad ja juuksed ja värgid ma ostsin, aga keha on täitsa minu tehtud. Jätsin selle sabaga ja ma ei saanud saba panna, aga minu see saba on päris armas. Ja siis on muidugi 3D riided. Jakid, kleidid, sussid, juuksed, kotid, kõik need asjad, mis päriselt kehast eemale ulatuvad ja kaasa liiguvad. Seda niisama šablooni peale joonistada ei anna. Siin tuleb juba mõni 3D programm kasutusele võtta, näiteks Blender. Robloxi lehel on ka paar õpetust olemas, aga ma võin juba eos ära öelda, et minu mõistus seda ei võta. Aga palju riiete müüjad siis teenivad? Aus vastus on, et Robloxil ei ole eraldi statistikat selle kohta, kui palju keskmine riiete looja teenib. Nende enda edulugudes on küll üks digimoelooja, kelle tiim teeb rohkem kui 1,5 miljonit müüki kuus. Aga siin on oluline sõna. Tiim. Nad haldavad mitut brändi ja annavad iga kuu välja 100 esemeid. Ja kui keegi minu eseme päriselt ära ostab, ei tähenda see, et kogu tulu mulle jääb. Roblox määrab igale eseme kategooriale miinimumhinna. Kui sa müüd oma eseme selle kõige madalama lubatud hinnaga, saad sa müügist endale 30%. Mida kallimalt sa miinimumhinnaga võrreldes müüd, seda suurem on sinu osa, maksimaalselt 70%. Ja Robuxi päris rahaks muutmisel on veel täiesti eraldi kurss. DevExi standardkursiga on 10 000 teenitud Robuxit $38. Ehk üks teenitud Robux on väärt $0,0038 ja minimaalne väljamakse on 30 000 Robuxit ehk $114. Ehk kui mulle jääks igast müügist näiteks 30 Robuxit, oleks selle väärtus päris rahas umbes 11 senti. Ja selleks, et üldse väljamakse piirini jõuda, peaksin ma tegema 1000 sellist müüki. Kust läheb maha umbes 2% valuutavahetustasu ja pärast Eesti maksude tasumist saaksin ma kätte $114 umbes 75 eurot. Ma soovitaks suhtuda sedasi, et kui huvi on nii suur, et teeks hea meelega tasuta, siis tee. Kui sealt hakkab kunagi ka raha tulema, ainult boonus, eks ju. Aga selleks, et võtta seda endale kuidagi nagu karjääri eesmärgiks, et nüüd hakata, ma ei tea, Robloxis mänge tegema, et siis elatud sellest, ma arvan, et see ei ole nagu hea plaan. Aga mu mõte ei ole kedagi ära hirmutada. Roblox võib olla hea koht, kus õppida. Sa saad õppida programmeerimist, mängudisaini, turundust ja isegi ettevõtlust.
küll aga ei ole see rahaprinter. Oletame, et keegi ikkagi tunneb, et ta tahab hakata proovima seda mängu tegemist. Kus ta võiks alustada? Alustada võiks hästi lihtsa mängu tegemisest, just mitte progemise õppimisest, sest et need creator stuudiod, need on nagu omaette tööriistad, kus sa tegelikult nii väga ei pea teadma koodistruktuuri ja kogu seda loogikat, aga sa pead õppima, aru saama, mida see tööriist teeb, kuidas ta sulle vastab. Et niimoodi samm-sammult keerulisemaks, et hästi lihtsast asjast proovi mingi füüsika, mingi liikumine, mingisugused reeglid enda jaoks selgeks saada ja siis hakka sinna lisama jupikaupa keerukust. Mulle ei meeldi progeda, ma ei oska progeda, ma ei taha teha seda. Ehk siis nagu muidugi mingi progemisega ma saaksin nendele mängudele mingi palju lahedama asja juurde teha, aga ma lihtsalt ma ei taha ja ma ei oska. Ma ei ütle, et ära proovi. Ma ütlen lihtsalt, et ära mine sinna teadmisega, et sa kirjutad AI-le, tee mulle mäng ja su järeltulijad on finantsiliselt kindlustatud. Aga kui sul on aega, huvi ja tahtmist midagi päriselt õppida, siis jumala eest anna minna. Roomat ei ehitatud ka ühe päevaga. Et ikkagi koolis võiks nagu edasi käia ja muu eluga võiks edasi elada ja siis seda võiks ka proovida, et jumala okei, mida proovida.